Tere kõigile täna. Mina olen Merilin Laager ja olen rääkimas siis tänasel infotunnil siin SmartCapi tehingueelse finantsanalüüsi teenuse hankest. Et tegemist on siis sisuliselt FTD teenusega, võib-olla see on parem selgitus, kes on selle mõistega kokku puutunud igapäevaselt. Et esitluse ettekanne on meil puhtalt selgitav ja informatiivne ja kõik detailsed tingimused ja nõuded tuleb kindlasti üle vaadata riigihanke alusdokumentidest. Ja siis selle infotunni me salvestame ja salvestise lisame ka registrisse, et kõigile nendele, kes siis ei saa osaleda või on hiljem huvitunud sellest hankest, saaksid sama info välja sisse. Nii et räägime paar sõna lähemalt ka SmartCapist. SmartCap on Finantsinspektsioonis registreeritud fondivalitseja ja valitseb siis 3 lepingulist kinnist alternatiivfondi, et pikemaajaliselt SmartCap Venture Capital fond, siis SmartCap rohefond, Green fond ja siis nüüd uus turule tulnud fond on siis SmartCap Defense fond ehk siis laiemalt võib-olla läbi ajakirjanduse tuntud kui SmartCapi kaitsefond. Ja meie missioon on panustada suur eesmärk Eesti majanduskasvu ja arendada kapitaliturgu. Ja kuidas me seda teeme, olles pikaajaline strateegilise vaatega ankurinvestor riskikapitalifondides, pakume puuduvaid investeerimislahendusi ja keskendume üldjuhul turutühimikele erinevates ettevõtete kasvufaasides ja turusegmentides. Me investeerime alati turutingimustel ja lähtuvalt turuvajadustest ja üle siis majandustsüklite. Et see on niisugune väga linnulennul ülevaade SmartCapist endast. Et mis on selle konkreetse hanke eesmärk ja teenuse sisu, et hetkel on siis turule tulnud kaitsefond ja oleme oma fookust ka kaitsevaldkonna ettevõtetele suunanud ja vajame nüüd nende tehingute või investeerimisobjektide enne investeeringusse minemist ka siis tehingueelsete ostuanalüüside ja finantsanalüüside siis tegemist, et ma olen siin lühidalt kirjeldanud, mida siin selles teenuse raames peab tegema. Selle raamlepingu raames me teeme selliselt, et me sõlmime kuni 4 eduka pakkujaga siis raamlepingu, mille sees me hakkame siis neid minikonkursse korraldama iga erineva siis kaasuse korral eraldi. Ja siis mida me ootame on, et me ootame, et selle teenuse raames siis ettevõtete majandusaasta eelarve, rahavoogude bilansi, kasumiaruannete prognooside kogumist ja analüüsimist, raamatupidamise standarditele vastavuse analüüsi või siis auditi tulemuste analüüsi, kui need on olemas. Kõik sõltub sellest, et millises faasis see ettevõte on, millesse me oleme huvitunud siis investeeringud teha, et seda ei saa ka ette prognoosida, kas need on varase faasi startupid või siis pisut juba hilisemasse kasvuetappi jõudnud ettevõtted. Edasi on siis ettevõtete võlakoormuse analüüsimine, käibekapitali ja rahavoogude analüüs, võrdlus eelarvega ja likviidsuse ja kapitalivajaduse siis analüüsimine, tulude-kulude struktuuri analüüsi
potentsiaalsete finantsriskide ja varjatud kohustuste tuvastamist. Eelneva pinnalt siis tuleb koostada raportid ning teha siis ülevaade olulisematest järeldustest ja tähelepanekutest. Et see, millised need raportid saavad olema erinevate investeerimisjuhtude puhul, on samuti iga siis minikonkursiga reguleeritav selle raamlepingu kestel. Et kas me räägime siis nagu red flag analüüsidest või siis millestki enamast, et seda siis sõltub olukorrast ja meie vajadustest. Ja kõik see, mis hetkel nagu ei olnud siin üles loetletud või tehnilises kirjelduses täpselt punktides välja toodud, kuid tehingueelse finantsanalüüsi osa oma loomult, siis ja mida me hetkel ei oska ette näha, et siis ka need teenused on selle hanke objektiks. Et see on lühikirjeldus, kuid ma mõtlen, et kuna meil küsimuste voor on lõpus, et siis annan hetkel sõna oma kolleegile Kristjanile, kes saab need punktid pisut natukene enam lahti selgitada, et siis võib-olla need küsimused langevad ka ära, mis teil võib-olla siin tekivad esimeste slaididega. Et Kristjan. Ma kahtlustan arvestades, kes siin kõnes osalevad, et mul ei ole midagi nagu rohkem selgitada juurde, et kõik osapooled teavad, igapäevaselt teevad FTD-sid, et lõpuks on infopäringu põhine see täpne list ja need on lihtsalt sellised üldised summeerivad punktid. Aga lihtsalt kokkuvõttes ongi erinevate bilansi, kasumärvande, rahavoogude kirjata, analüüsi järelduste tegemine. Et see, ma arvan, et pigem, kui on küsimusi, küsige lõpus lihtsalt, aga ma kahtlustan, et teil ei ole neid küsimusi selle kohta. Ma ei oskaks midagi välja tuua. Seda veel toon välja siis, et kui me neid minikonkursse teeme iga juhtumi puhul, et siis selle teenuse osutamise aeg on siis optimaalselt 3-5 nädalat. Me ise näeme selliselt ette, aga see on ka keeruline täiesti lukku panna hetkel, et see toimub siis vastavalt sellest olukorrast lähtudes, aga see on see meie ootus sellele. Ja üks asi, mis ma tooksin välja, võib-olla Berliini alguses mainis, et see spekter on üsna lai, et alustades varasem ettevõtetest kuni siis küpsete ettevõteteni välja, pigem selle FTD, ma arvan, praktikas selle FTD fookus, kui räägime varajasest faasist, siis varajane faas saab tähendada ainult seda, et sellel ettevõttel on päriselt mingi ajalugu finantside suhtes. Kui ongi 10 aastat lihtsalt grantide toel mingi olematu tegevusega üritanud midagi teha, no seal teadupoolest ei ole lihtsalt midagi vaadata, et pigem see fookus, et kui lõpuks oma pakkumist vormistada kokku panna, siis ma soovitan ikkagi meeles pidada seda, et mida kõik turuosalised ise näinud on teenustpakkujana, et FTD on oluline tehingu ettevalmistamise protsessis olukorras, kus ettevõttel on päris mingi ajalugu, et kõik, kui asi ongi ainult ühe kliendi lepingu põhiselt, siis on asi, mida üldiselt legal omalt poolt juba verifitseerib. Et pigem ma ütleks, et nagu väikse keskmise suurusega ettevõtted oleks fookuses. Ja võib-olla siin et sa seda siis täpsustad, et nii-öelda tegemist ja ei ole vaja teha legal due diligence, eks ole, Kristjan, et selle viib läbi meil õigusnõustaja, et Aga Toimu küsin vahele, kas tax due diligence oleks ka siin selle teenuse hanke raames sees või mitte? No tegelikult hea küsimus, esialgu ei ole meil olnud seda plaani, sest teatud poolest on võimalik see tax teha, seda tihtipeale pakuvad ka legal osutajad kui ka LTD kui ka FTD osutajad. Et ma arvan võimalik, kui me näeme selleks vajadust, siis me teeme eraldi hanke lihtsalt sellele. Praegu ma arvan pigem keskenduks FTD-le, kuna
kuna praegu on see pakkumiskutse sellisel kujul või kogu see hankeprotsess sellisel kujul üles ehitatud. Fookuses on olnud FTD ikkagi üksinda. Selge. Selle lepingu kestvus saab olema 48 kuud või siis kuni selle raamlepingu kogumaksumuse täitumiseni. Et seda tempot on hetkel üsna keeruline meil endal prognoosida. Siin võib olla, ütleks niimoodi, et 5-8, maksimaalselt üle 8 FTD aastas ilmselt me ei oska ette näha. Aga ütleme, see võiks olla sihuke optimaalne lepingu täitmise maht, mida me ise suudame prognoosida, et maks 8, aga ise näeme, et võib-olla seal kuskil 5 kandis, 5-8 kandis võiks tööde tellimus olla. Ja hindamiskriteeriumid on meil 2, millest ma hiljem ka lähemalt räägin, et üks on siis teenuse hind, vähim on parim, ja teine on siis eksperdi töökogemus. Nii, et mida me pakkujalt ootame? Pakkujalt ootame, et oleks tõendatud netokäive, mis on siis 100 000 eurot 3 viimase lõppenud majandusaasta osas. Et siis 2024, 2023 ja 2022 netokäivete mahtu. Edasi siis, et oleks referentslepingud olemas, et tegelikult me küsime siin avaldamise kuupäevale eelneva 36 kuu jooksul täidetud FTD teenuse lepingut ja selle lepingu osaks peab olema täidetud üks leping, ja selle osaks peavad siis olema allpool toodud teenused. Ma juhin tähelepanu sellele, et see ei ole üks-ühele kattuv tehnilise kirjelduse teenuse kirjeldusega, et seda nagu siis märgata. Aga kõik need siin punktid peaksid olema siis oma loomult iga FTD juurde kuuluvad teenuse osised ja seda siis on vaja, et oleks teostatud. Ja see leping peab olema siis täidetud. Ma küsin vahele, kui tohib, et teadupärast on üldjuhul väga konfidentsiaalse valdkonnaga tegemist, et kuidas te täpselt ootate, et me siin paneme kõik, kellele me teenust oleme teinud nimekirja või? Ei, meil on vaja, et te ju nimetate, et teostatud vähemalt ühe ettevõtte osas, eks ole. Ja samamoodi te saate selle märkida, et tegemist on saladusega, ärisaladusega, on ju, et markeerige siis need teemad ära oma pakkumises, mis on konfidentsiaalsed ja loomulikult on see täiesti arusaadav. Aga kas ka loete seda nagu aktsepteeritavaks, kui me panemegi kirja, aga et on konfidentsiaalne, et me osapooli välja ei too? No siin, jah. Ma vastan äkki, et meil on tegelikult, need andmed tuleb esitada hankepassis ja hankepassis me nõuame 3 andmevälja täitmist, et üks on siis see tellija, kus ta oli siis investeerimisfond või fondivalitseja, siis üks on ajavahemik ja üks on siis ka ettevõte. Et selle ettevõtte nimi tuleks ikkagi nagu välja tuua, et me saame aru, et ta võib küll olla konfidentsiaalne, aga meie hoiame ka seda konfidentsiaalsena, et siis te peate lihtsalt tagama, et te suudate selle info niimoodi esitada, et kas teil on siis kokkulepe selle ettevõttega või tellijaga, et mõte on see, et kui meil oleks vaja ühel hetkel nagu tõsikindlalt veenduda, et seda niimoodi tehti, siis meil on kelle kohta seda küsida. Et siis me teame, et millest on jutt.
me peame siin mõtlema, et kui meil seda ega kui tehing avalik ei ole, siis seda välja tuua ei saa ja me seda kindlasti küsida ka ei saa ja keegi seda ei anna ka seda luba, et see on nagu selge. No siin hetkel ma korra toon välja, et see tehingu tellija on ju, et selle see teenus peab olema osutatud meil hetkel on siis tingimustena, et see kas siis on fondile või fondivalitsejale. Et ma korra toon välja siin. Ja ütleme, kindlasti on neid tehtud ja ma arvan, mitmeid on tehtud, aga sellist infot avaldada on võimatu peaaegu. Ma kujutan ette, et praegu viitad olukorrale, kus pigem ma kujutan ette puudutavad olukordi, kus näiteks on ettevõtte, mitu fondi sisuliselt on huvitatud sellest ettevõttest, teevad mitu nõustajat, teevad FTT, lõpuks üks neist teeb selle tehingu, avalikustab selle, pigem ütleme, et 98% kordadest avalikustatakse, aga juhtus, et te olite see osapool, kelle klient ei jõudnud tehinguni, siis ei ole ka tehingut. Okei. Ma usun, et... Näiteks jah, ja teine asi on muidugi tööskoop ka, et mida siis tehti, on ju. Ja, et pigem see situatsioon, et kui on mõni fond vaadanud, eks ole, potentsiaalset investeeringuid ja siis on otsustanud mitte seda, mis iganes põhjusel ei ole tehing edasi läinud, siis ta on reeglina nagu konfidentsiaalne info ikkagi fondi vaatest. Aga ma ei teagi, kas see on nagu lõppkokkuvõttes kriitiline koht siin, aga ma olen nõus jah, et see on üks teema, mida me siis tavaliselt näitame oma tehtud projektide osas nagu ilma nimeta lihtsalt, et me nimetame ära, et mis see valdkond on, et kas see võiks siin ka nagu piisata, et selles mõttes see on oluline koht siin küll. Ja täpselt sama, et me praktika on ka siin, et me näitame konfidentsiaalselt, on ju, et mis valdkonnas on ju tehti tööd, aga nimes välja toomata. No seda, et see nii-öelda tellija, see fondi nimetus, seda on võimalik teil siia lisada või? Ei ole, kui ei ole meediast läbi käinud, on ju, ja kindlasti ole meediast läbi käinud ka tööskoop, on ju, mis isegi võib olla ka konfidentsiaalne iseeneses, on ju. Kas teil on kõik tehingud siis sellised, et need ei ole nagu meediast läbi käinud või? Kui tehingut ei toimu, siis kindlasti meediast läbi ei käi. Nagu pigem nagu nendest, kus siis on käinud. See on jah niimoodi, et meil päris suur osa lõppkokkuvõttes TD-dest on sellised, mis, ma ei tea, kuidas siin võib öelda, pooled või vahel isegi rohkem teatud vallas on tegelikult TD-d, mis meediasse nagu ei jõua, et siis me nagu teistes pakkumistes, teistes kontekstides me toome selle välja, aga me peame jätma jah, ütleme, siis näiteks kui on fond, eks ole, a la private equity, me saame öelda, et see on private equity'le tehtud töö selles valdkonnas ja financial DD. See ei ole probleem, et kui sellest nagu, kui selline asi nagu sobiks ka siin, siis see oleks hea lahendus, sest meil on jah, ütleme, see on nagu fondi vaatest, Kristjan, sa saad võib-olla ka juurde öelda, et see on see, et ega fondil ei ole mingit huvi öelda või kuidagi arutada seda kolmanda osapoolega, kui ta on mingit tehingut vaadanud ja see ei ole tehingusse läinud. Lühidalt on see, et Aga mul on siis võib-olla ettepanek, et see küsimus, arutame seda küsimust ja kas on hea mõte Merle siin äkki see küsimus esitada ka läbi registri, et siis me saaksime vastata ja nii-öelda eelnevalt siis, kas on vaja siin teha mingisuguseid muudatusi, et palume siis teil see läbi registri ka seal esitada, et siis saame sellega tegeleda, et kui see on selline probleem, et me ise ei osanud seda, ütleme niimoodi, seda probleemi akuutsust sellisel kujul ette näha, et siis saame siin siis midagi välja mõelda, et kuidas võimalik lahendada oleks. Aga aitäh, et te selle välja tõite, siis parem on see kohe ära lahendada, kui et peab siin lõpus sellega tegelema. Ja põhimõtteliselt jah, et kellele on siis nagu teenust osutatud, et see peab olema siis
kas investeerimisfond või fondi valitseja, et miks see on siia niimoodi lisatud, et sellepärast, et noh, eesmärk on, et seda teenust on osutatud SmartCapiga samalaadsele ettevõttele ja et siis nii-öelda teenuse sarnasus ja nii-öelda ootused sellele teenusele tõenäoliselt väga suuresti kattuvad. Et see on see põhjus, väga lihtne. Ma küsin, sorry, Ja, ma küsin kohe siin vahele ka, et kas siia alla võiksid minna ka, ütleme, tihti sellistes situatsioonides on siis selline nii-öelda setup, kus siis fondi poolt on tegelikult meie kliendiks näiteks siis ütleme juba olemasolev investeering või ütleme siis ettevõte, kuhu fond on investeerinud. Lugeja ja nii-öelda selle, nagu selle meie töö nii-öelda sisuline tellija on, ütleme, ka fond, eks ole, aga ta on koos siis, ütleme, selle platvormi investeeringuga näiteks. Et minu meelest sisu poolest käiks see ka siia alla, aga jah. Ja sa mõtled add-on investeeringut. Esita palun see sama küsimus sama läbi registri ja siis me leiame sellele vastuse. Okay. Ja, see on relevantne küsimus kindlasti. Meil on siis kaks küsimust, mis vajab läbi registri tegelikult ära lahendamist. Nii. Siis jõudsime selle hankepassini, et Merle, võib-olla sa selgitad siin seda, et nüüd me olemegi siis jõudnud selleni, et tegelikult me siin plaanime seda andmeid, mida siis esitatakse, ma saan aru, potentsiaalselt muuta, olenevalt sellest, et kuidas see olukord siis nüüd laheneb. Jah, et see, ütleme, et hankepassis on nende lepingute kohta on väga palju väljasid, et võib-olla ehmatab alguses ära, aga me kõiki neid 16 välja ei eelda, et täidaksite seal. Et praegu vähemalt eeldus on, et täita tuleks 3. Et esimene on siis see investeerimisfondi või fondivalitseja nimetus, mis läheb sinna punkti 1 kirjelduse alla, siis ettevõtte nimetus punkti 4 ja teenuse osutamise ajavahemik punkti 7. Et see pilt siis jah, sõltuvalt sellest küsimusest ja vastusest võib siis olla natukene teistsugune. Aga lihtsalt etteruttavalt, et see võib-olla see kriitilisem natuke on see investeerimisfondi või fondivalitseja nimetus, sellepärast et seaduse loogika on selline, et hankijal on õigus küsida sellelt tellijalt ka kinnituskirja selle kohta, et see teenus osutati. Et vähemalt see tellija pool ei saa olla nagu anonüümne. Et võib-olla mingid muud elemendid, see, kuidas me siin nüüd nagu selle lahenduse leiame, et tellija ei saa nagu päris tundmatuks jääda. No üldiselt on ka nii, et neid hankeid on ju ka varasemalt korraldatud ja taolist kogemust on nagu, see on nagu standard sellise kogemuse küsimine on ju, et sellist probleemi varasemalt ei ole tekkinud, sest see ongi ka meie vaatest konfidentsiaalne informatsioon, eks ole, et me kindlasti nagu vähemalt arvestame selle see tähendab, et meie võtame seda konfidentsiaalse informatsioonina, et seda ei ole kuskile, seda ei avaldata kuskile, on ju. Ja see ka nii-öelda läbi registri ei nähtu teistele pakkujatele. Ei, arusaadav, aga te lihtsalt olete ka, ütleme, erakapitalifondidele mingis olukordades konkurendid on ju. Et aga me räägime mineviku juba tehtud, ütleme nii, teenustest, osutatud teenust, ütleme ammu aegunud, kus võib-olla ei ole enam huvi. 36 kuud võib-olla nii pikk aeg ei pruugi ei olla. Aga jah, iseenesest see on tõesti, et ma arvan, kui meil on jäänud asi konfidentsiaalseks, siis me kahjuks tõesti teile seda infot anda ei saa. Aga me paneme selle küsimuse, et loodetavasti leiate sinna mingi lahenduse. Ja, selge. Et ja seda võib siis, võite ka arvestada, et ka tulevikuhangetest teilt potentsiaalselt küsitakse, et võib-olla saate oma neid kokkuleppeid ka siis seal kliendidega
Aga edasi siis võib-olla selle meeskonna kohta, et me ootame, et meeskond on 2-liikmeline. See võib olla suurem, aga vähemalt 2 liiget küsime me siin hankedokumentides kogemuse pealt. Ja see üks on siis finantsvaldkonna ekspert ja teine on analüütik. Ja erinevad nad siis selle võrra, et selle finantsvaldkonna eksperdi puhul me ootame, et kogemus on olnud isiklik vastutavas rollis ja juhtivas vastutavas rollis ühe FTD läbiviimisel. Selliselt, nagu see on pakkumuskunste toodud siin punktides kirjeldatud. Ja analüütiku puhul on siis nii, et ta peab olema olnud selle meeskonna liige. Ja siis, et ta oleks selle meeskonna liikmena siis teinud siin allpool nimetatud ülesandeid, et mitte täies ulatuses ei pea olema tema siis kõike teinud. Mis siin on? Üks on siis pakkumuskutse ja et see projekt peab olema sama, nagu on olnud siis sellel juhtiveksperdil, aga et ta on siis seal alapunktides toodud ülesandeid täitnud. Et üks hetk, et see on siis tema on siis olnud ettevõtte eelarve rahavoogude bilansi kasumäärade kogumine ja analüüsimine on olnud siis tema ülesanne ja siis võlakoormuse analüüsimine, käibekapitali ja rahavoogude analüüs ning likviidsuse ja kapitalivajaduse analüüs, et siis need on olnud analüütiku ülesanded selle projekti raames, selle töö raames. Et kas selle osas teil on küsimusi või see on pigem selge? Siia on selge. No, ma võib-olla küsin siis juurde, et ta põhimõtteliselt on selge, aga te mõtlete siis seda, et nii-öelda need on siis teie enda pakkumist soovite näha 2 konkreetset inimest, kes oleks siis reaalselt ka nendes projektides tulevikus sees, eks ole? Ja. Ja siis mõlemal peab olema siis kogemus üks taoliste tööde tegemisel, ühel peab olema see kogemus ette näidata siis juht nii-öelda vastutavas rollis ja teisel siis, et ta oli meeskonna liige ja täitis 2 seda analüütilist ülesannet selle sees. Meil on ka ja mõlema jaoks on siis eraldi CV vormid. Et need tuleb siis täita ja nende isikute poolt tuleb allkirjastada. Okay. Põhimõtteliselt arusaadav. Ja ma mõtlen kogemuse poolelt on täitsa arusaadav, et ma lihtsalt mõtlen nagu praktilise elus on ta nii tihti, et ma arvan, et need, kes siin hankes osalevad, eks iga meeskond suudab pakkuda erinevaid kombinatsioone selles 2 inimese nii-öelda meeskonnas välja. Ma mõtlesin, et kas see nagu on ma arvan, et 2 inimese leidmisel ja kes vastaks nagu kogemustele kindlasti mingit probleemi ei ole. Pigem on küsimus selles, et kas see on teie poolt nagu ka praktiliselt kuidagi vajalik, et need on kogu aeg samad inimesed. Et ütleme, see on pigem see küsimus. Tegemist on, eks ole, 4-aastase lepinguga, on ju, ta just varem läbi ei saa. Et meie näeme, et need inimesed, keda me siin kvalifitseerime, on selle lepingu ajal meie partneriteks.
ja juhul, kui on vaja sellist inimest asendada, siis see on nagu sama meie nõusolekul ja sama, kui mingil põhjusel näiteks töötaja lahkub töölt või mingi taoline olukord tekib, et siis see inimese vahetus ja tema kvalifikatsioon kooskõlastatakse meiega ja see peab olema siis vastama nendele samadele nõuetele. Aga loomulikult selles mõttes selle töö tegemise ajal teil võib see taustajõud olla laiem, on ju. Seda ma just mõtlesingi jah, et siin ühes, jaa. Et seda me ei piira, et kui suur teil see taustajõud seal taga on, kes sellesse siis nii-öelda aitab panustada, aga meie näeme, et need 2 inimest on meie nii-öelda sellised otsesed partnerid selles lepingus, kes siis seda tööd teevad ja vastutavad selle töö nii-öelda sisu ja kvaliteedi eest. Aga praegu lihtsalt, kui me siin varem jõudsime selle hankepassi nõutud andmete täitmiseni, siis tegelikkuses need CV-vormid sisaldavad need praegused CV-vormid sisaldavad samamoodi seda, et nii see tellija kui see ettevõte, kelle osas seda tehti, siis see tuuakse välja, et siin on ka nüüd siis võib-olla 3. küsimus, mis vajab lahendamist praegu. Samamoodi siis te ei saa ka sinna CV-vormidesse neid sisestada, ma saan aru. No jah, eks ma ei tea, kui täpselt nüüd küsitud on, aga eks me saame välja tuua neid tehinguid, mis on avalikus inforuumist läbi käinud. Kui see vorm nõuab mingit sellist detaili, mis ei ole avalikust ruumist läbi käinud, siis on võib-olla keeruline. Ei ole selle vormiga nüüd täpselt veel jõudnud tutvuda. Kui on avalikust, selles mõttes, kui te nii ütlete, siis kas siis hankepassi osas kuidas siis seal oleks probleem? Seal oli ka näiteks tööskoop oli vaja välja tuua, nagu ma aru saan, et eelmisel lehel vist oli kuskil. Ei, see selles mõttes... Ei, meil on tegelikult ikkagi nagu ettevõtte nimetus on, et kelle suhtes seda FTD tehti, et kui ta on nagu avalikkusest läbi käinud, siis see hankepassi loogika ja CV loogika on sama. Et me ei nõua seal tegelikult rohkemat. Sisuliselt te ei pea kirjutama, mida te tegite nendest ülesannetest või et teil on lihtsalt nagu kinnitate, et viisite läbi selle FTD, mis nii-öelda siis tegelikult hõlmas siin allpool toodud seda, et see on nagu kinnituslaadne andmete esitamine, et ei kirjuta lahti seda lepingut, mida te täitsite. Et seda me ei soovigi näha. Kas sellisel juhul siis ei ole probleemi? Ma teen väikse täpsustuse veel lõppu, jälle kui keegi vastata jõuab, et selle mõte oli lihtsalt, et ettevõtted ei tuleks pakkumistega, kus nad on teinud hindamisi mingi täiesti teistsugust tööd. Piisab sellest, FTD, see täpsustus võib olla kas red flag või full report, aga piisab sellest, et FTD on tehtud, mitte, et keegi tuleks pakkuma mingi tõesti muid töövõtta. See oli see mõte tegelikult seda taustal. Kui see vajab selgitamist samamoodi läbi süsteemi võib-olla mõistlikum see küsimus esitada, siis me anname konkreetse vastuse, siis on kõigile samamoodi mõistetav. Aga meie eesmärk oli teha see nii, et Sest kui me vaatame seda CV-vormi ka, mis me oleme siis eksperdi ja analüütiku puhul küsinud, siis on tellija ja siis kelle suhtes on teostatud ja siis on küsimus, need on jah-ei küsimused, et kas te olete teinud seda, kas te olete teinud selle raames seda, et me nii-öelda ei palu, et te seda lepingut meile nagu avaldaksite kuidagi moodi. See on lihtsalt, et või siis veel midagi enamat, mis te olete oma klientidega kokku leppinud. Et sellisel puhul võib-olla see probleem täitsa langeb ära. No, ja eks me selle nime teema küsime üle siis.
nime teema on ikka sama, aga väga hea Mhm. täpsustus selles mõttes, et Mhm. FTD nagu ongi, et me tavaliselt ka ütleme, et nagu näiteks fond, private equity sellises valdkonnas FTD, see on täitsa standard nagu, et aga me saame siis selle täpsustuse veel üle küsida. Nii. Okei, aga siis, no siis tundub, et ikkagi hakkab nii-öelda olukord laheneb siin võib-olla iseenesest. Aga siis hindamine, et meil on kahest osast koosneb, et üks on siis tunnihind, suhteliselt selge, osakaal on 40% ja teine on siis selle eksperdi töökogemus, et nüüd ongi, et kui palju projekte see ekspert on siis juhtivas rollis teinud ja selle osakaal on 60%. Et nii-öelda vastavustingimus üks on, et see annab 0, et ta on sobiv ja siis sealt edasi tulevad need täiendavad punktid selle kogemuse pealt, et mida rohkem kogenum see inimene on, kelle te meeskonda olete leidnud, siis seda enam punkte see pakkumine ka saab. Okay. Ja siin see kogemus oli nüüd 36 kuud vist käis läbi see kuskilt või see on üldse kogemus kõik kokku? Pakkuja see kogemus on siin alates 2020. aastast. Okay. Kuni siis riigihanke algamise ajani, et see on siis, ma ei tea, pisut üle 5 aastat. 34. Jah, just nimelt. Kas selle osas on küsimusi või? Siin üks küsimus, mis sul kohe tekkis, oli see teenuse tunnihind, et kas siis ütleme projektide puhul, kui reaalselt tööks lähevad, kas seal on ka see mõte, et need projektid oleks nii-öelda tunnipõhised? Ehk siis tunnipõhiste tasude nii-öelda see hinnastamine oleks tunnipõhine ka nagu siis töö. Just, nii ongi. Raamlepingu raames, kui teeme minikonkursi, kus me kirjutame lahti investeerimisobjekti, kelle suhtes me soovime seda FTD-d läbi viia ja siis kirjeldame ka need tööülesanded, mida konkreetse juhu puhul on vaja. Võib juhtuda, et mõne puhul võib-olla siin Kristjan saab täpsustada, aga kuidagi mõned täiendavad ülesanded tulevad, mis siis olid seal nii-öelda need muud FTD-ga seotud küsimused või mingi täiendav analüüs või midagi taolist, eks ole. Et siis, ja me küsime siis minikonkursi raames sisuliselt hinnapakkumist, et mitu tundi te tööd teete selleks ja siis odavam hind siis võidab selle minikonkursi. Et siin see mõte ei olnud tegelikult, et see eelarve on nagu lahtine, vaid et minikonkursil te esitate ajakuluprognoosi ja ajakulu korrutatakse tunni hinnaga ja see on fikseeritud maksumus. Okay. Niimoodi. Aga oleks selle kohta täpsustada, ilmselt see mõte oligi, ma saan aru, et see pole turu standard tunnipõhiselt teha sellist võtta FTD-sid, aga et kuna sellesse spektrisse lähevad mõningatel juhtudel ka mõned varasema faasi ettevõtted sisse, et siis ilmselt on väga raske, no ma saan aru, iga minikonkurss muidugi eraldi ettevõtte kohta, aga et võib-olla see tundus nagu selline universaalsem lahendus sellele, et ilmselt te suudate ka tunnitasu levelile selle asja taandada. See lõpeb ikka samas kohas ilmselt töövõtu seisukohast, aga lihtsalt kuna ongi suur aeg, kas tegemist on ettevõttega, mille käive 40 miljonit aastas või see on mingi täiesti uus Greenfield projekt, keegi hakkab laskemoona tootma või see on mingi täiesti tehnoloogia ettevõte, mis kaasab raha erinevates raundides. Aga selleks me näeme ette, kui me seda minikonkurssi välja saadame raamlepingu partneritele, et siis me selles minikonkursis kirjeldame lahti selle nii-öelda olukorra kirjelduse, et mis tüüpi ettevõttega on tegu, et see võimaldaks teil,
eks ole, mida vähem meie kirjeldame, seda umbmäärasemalt saate teie pakkuda ja seda kõrgemat hinda ilmselgelt kõik ka pakuvad, võttes riski, et muidu nad ei tule oma eelarvega välja, eks ole. Et see on ka üks meie nii-öelda koht, mida täpsemalt meie kirjeldame, seda parema pakkumise saavad ka raamlepingu partnerid teha, eks ole, meile, et see on meie endi huvides, et me need asjaolud seal siis kirjeldame selliselt, et seda hinnapakkumist on võimalik teha. Teie jaoks on tõenäoliselt funktsioon sellest skoobist, see tööskoop on, et kuskil rohkem, kuskil vähem sõltuvalt lihtsalt tööskoobist. Jah. Ja need ütleme, targetid, sellest oli algus ka juttu, need võivad olla kõigi 3 fondi, eks ole, investeerimisobjektid, et nad võivadki olla erinevas staadiumis ja sellest oli vist algus juttu. No nad võivad, jah, me oleme teinud SmartCapi üleselt selle, et ta võib olla investeerimisobjekt nii VC fondi puhul, rohefondi puhul kui kaitsefondi puhul, et Ma igaks juhuks täpsustan pigem 2 fondi, pigem rohefondi ja kaitse, kuna need on need, kus me otseinvesteeringut teeme, et mujal on fondi investeeringud. VC fondis on ainult fondi investeeringud, et seal FTD-d ei telli. Aga see on mõeldud, et kõik lähevad sinna alla, aga kui te vaatate need fonde ise kodutööna, et mis laadi investeeringud sealt tehakse või mis mandaat võimaldab teha, siis pigem näiteks rohefondis on ikkagi väga varase faasi tehingud, kus ei ole väga paljudel juhtudel tehtud FTD-sid, kuna seal nagu need samad põhjused, mis ma välja olen toonud. Aga ei saa välistada, et me tulevikus teeme ikkagi sealt ka. Just nimelt, sest see nii-öelda rohefondi portfell on SmartCapi koduleheküljel üleval, et sealt saate näha siis ülevaate tehtud investeeringutest. Ja kaitsefondi puhul siis on kindlasti väga aktuaalne see teema. Et jah, esimese hooga võibki arvata, et siit need tööd hakkavad kaitsefondist raamlepingu partnerite lauale tulema. Nii, aga siis lähme edasi, et mis esitada tuleb, et siis juhul, kui on ühispakkumine, siis volikiri, eks ole, allkirjastatult, CV-vormid, mõlemad tulevad allkirjastada siis nende isikute poolt, kes need meeskonnaliikmed on. Et seda mitte siis ära unustada. Tuleb nõusolek esitada, kui on tuginemine teise ettevõtja vahenditele, hankepass täita, millest me varasemalt rääkisime, et seal siis mitte kõik need read, vaid 3 rida ja siis muud RHR-i andmevormidel nõutud andmed ja kinnitused. Et see teabevahetust me teeme ainult tõesti registri vahendusel, et mis küsimused tekivad, palun andke teada ja me vastame, et meili ja telefoni teel me küsimustele ei vasta, et see on kindel. Ja pakkumise tähtaeg on 8. aprill kell 10. Ja võib-olla juhin tähelepanu selle ka, et kui te neid pakkumisi, ma loodan kõik kokku panete, et siis meil oleks ka ikkagi võimalikult selline nii-öelda raamlepingu partnerite ring tuleks võimalikult lai, et siis ärge jätke nende küsimuste esitamist sinna viimasele 3 päevale, et tehke seda varasemalt, et päris viimasel hetkel esitatud küsimustele ei ole meil isegi seadusest tulenevalt kohustust vastata, et siis on sihuke pettumus teil endil ka ja meil ka, et mida varem te saate need küsimused meile vastata, seda paremini meie saame aidata teil seda pakkumust siis kokku panna ja nendele küsimustele vastata. Et oli ka üks küsimuste slaid, aga need küsimused vist on juba jooksvalt tulnud, et võib-olla kui veel on küsimusi, siis hea meelega.
et võib-olla siis selle tänase pinnalt, et kui meil olid siin need küsimused õhus, et vaadake palun neid CV-vorme, et kui nende CV-vormide pinnalt teil endiselt jääb nagu tunne, et on vaja mingi küsimus esitada, et siis esitage, aga teenuse sisu osas jah, me küsime kinnitust, et seda teenust on osutanud, mitte me ei küsi seda teenuse enda kirjeldust. Nii-öelda teie nii-öelda lepingu kirjeldust. Ja, aga kas me nüüd peame siis ikkagi täpsustama veel selle nagu üle, et kuidas seda võtta, et kui see osapoole konfidentsiaalsus, mis meil käib nagu ikkagi ametiga kaasas, et kas selle küsimuse siis me peaks panema veel sinna üles või? Pange palun, saame sisemiselt ka nuputada, mis lahendused on. Ma saame aru, et see on selle sektori eripära, et seal on väga palju erinevaid stsenaariumeid, mille kõigi peale raske korraga mõelda. Ja no võib ka mõelda niimoodi, et kui teil need küsimused tekivad, siis need küsimused võivad tekkida ka teistel, et siis on Siin on jah palju nagu praktilisi põhjuseid, miks see nagu nii võib olla, et ma ei oskaks isegi nagu kohe siin kliendi poole pöörduda, et kas on okei, kui me avaldame, et et tegelikult täitsa loogiliselt arusaadav, et võib-olla mitte. Et see põhjus võib olla see, et näiteks on üks fond, kes on vaadanud 3 investeeringut ja üks on jõudnud meediasse. Miks ta peaks tahtma öelda, et ta on 3 korda nagu sama asja näiteks Eestis vaadanud. Või ütleme, seda konteksti võib olla hästi nagu mitmeid, et seetõttu meil on jah, endal on nagu päris tõsised need konfidentsiaalsus. Aga vaadakem siis võib-olla seda niimoodi, et et teil on ju mingid referentsid, mida te nii-öelda müüte, nii nagu igal teisel konsultatsiooni ettevõttel on ju. Et kuidas te neid siis saate avaldada, et ikkagi siis on ju need referents on ju ikkagi nii-öelda klient on ju, et see on ju potentsiaalselt, kas teil on luba näiteks taolist referentsit kasutada sellele fondile on ju, et see võib ju olla. Siis me panemegi ilma nimeta niimoodi nagu siis üldistatud vormis, et ütleme fondile tehtud. Fond on nimeta, target on nimeta, lihtsalt tegite FTD mingis sektoris. Aga näiteks ei, no tellija osas nagu me arutasime, et tellija peab olema ikkagi nimetatud, sest meil peab jääma võimalus kontrollida, et see teenus on osutatud. Et kui meil mingisugustel põhjustel peab tekkima kahtlus, et see on, kuidas me saame kontrollida, kui te panete sinna lihtsalt, et olete midagi teinud, et meil puudub kontrolli võimalus, on ju. Kas ma sellest siit see nagu õigesti aru, et teile piisab, kui me ütleme, et me oleme mingile fondile teinud tööd 30 kuu jooksul ja see ongi nagu okei? Meile piisab, kui te kirjutate fondi nimetus, et olete teinud talle tööd, ajavahemik, mis iganes see aeg siis oli ja tegelikult meil on ka soov siis nii-öelda, kes see siis oli, kelle osas seda teenust osutati, on ju, et küsimus on, et kas te seda siis saate nimetada, ma saan aru, on see peamine nagu murekoht. Aga seda siis me saaksime, tähendab, selle peab kindlasti aga seadusest tulenevalt siis ära nimetama, kes on tellija, ehk siis see fond on ju, fondi valitseja. Et kui on nüüd ikkagi nagu see koht, et teie vaatest ei saa avaldada seda ettevõtet, kelle suhtes FTD tehti, siis see küsimus seal registris oleks nagu hädavajalik, sest meie tänane selgitus, et ärge märkige seda ettevõtet, see ei ole täna nende dokumentidega kooskõlas. Et siis peaks teie poolt tulema mingi algatus, et me saaksime selle üle mõelda ja kui see on võimalik, siis muuta. Aga siis just selle nagu ettevõtte osas, et muus osas pigem nagu mitte. No see teeks kindlasti hästi oluliselt lihtsamaks, kui ei pea nii-öelda nagu targetit välja tooma. Seal, kas siis on võimalik, kas ütleme, et on tehtud fondile FTD, et kui me läheksime potentsiaalselt, meil oleks vajalik seda kogemust kontrollida, et mida me saaksime siis nagu küsida ka, et mõelda, mis alternatiiv on, kas on siis näiteks, ma ei tea,
mingi sektori ettevõte või mis siis on, et siis kui me nii-öelda hiljem kontrollime potentsiaalselt, on ju, et siis meil oleks ka referents mingisuguse sektori ettevõttele seda küsida. Et noh, muidu võiks ju veel öelda, et me praegu ei ole midagi otsustanud, et me otsustame teie küsimuse pealt, et muidu võiks ju mõelda, et kui osad tehingud on avalikud, et siis teil on vaja ju leida 5 ettevõtet, kelle andmed on avalikud. Et seda ei ole nagu üldse palju, et noh, võib-olla selle ikkagi saab kokku. 3 aasta jooksul tegelikult niimoodi fondide pealt ei pruugi saada avalikke tehinguid. Jep. Siin ei ole kõige paremad aastad meil tagant Jaa, täpselt nii. võtta olnud on üks asi ja teine on tõesti see, ei jah, seda kontrollimise, ma saan sellest ka teie vaatest nagu aru, aga ütleme vähemalt Big Fouri vaatest, eks meil nagu see on see turustandard ja meie enda nagu kvaliteedi oskagi nagu öelda siis nagu lubadus, et me nagu päris kredentsialeid ei saa ise nagu välja mõelda, et see on nagu sihuke igapäevane asi, millega me tegeleme ja paneme absoluutselt veel kord kõik need igasugused kredentsialid lähevad meil kõikidesse tavalistesse pakkumistesse sisse, sest see ongi samamoodi nagu teistes kontekstides see, mille pealt tihti otsustatakse, eks ole. Aga jah, ta on nagu kujunenud välja praktika, et see ei pea olema nimedega seotud. Ja ma saan sellest aru ja te olete kindlasti turul põhjendatult oma sellise hea maine ära nii-öelda teeninud, et teie sõna saab ja kirjutist saab siis uskuda, aga ütleme niimoodi, et meie ootame pakkumisi ka, ütleme nii, nii-öelda pakkumine on või see hange on avalik ja pakkuma saavad tulla kõik, kes potentsiaalselt siis vastavad nendele tingimustele, eks ole. Et me ei saa ju ette seda näha, et ainult Big Four siin tuleb pakkuma. Et see on see põhjus ka. Aga ma arvan, et me paneme selle küsimuse siis sinna üles ja saab veel natuke seda edasi-tagasi seedida, et seda ei pea kohe nagu puusalt lahendama. Ma saan teie nagu vaatest ka aru, meil on ka jah, kahjuks see, et ka seda kontrollimise see moment on keeruline, et kui siis oleks vaja kontrollida, siis oleks ma ei kujuta ette, kuidas ta praktiliselt võiks nagu välja näha, et siis oleks kõne fondile, et kuulge, et me kuulsime või näeme, meil on siuke hange käimas ja siis tuli välja, et kas KPMG või EY või kes iganes on teinud siukest teed teile, eks ole, aga võib-olla mõtleme. Ma arvan, et see asi korra siin võib-olla on lihtsam. Merle, sa saad äkki täpsustada, et kui me neid kontrolle oleme teinud, et kuidas see välja näeb, et ütleme niimoodi, et kui meil on nüüd vaja kontrollida või tekib mingi põhjendatud kahtlus, et siis on erinevaid viise seda teha, et mõned hankijad siis pöörduvad otse selle isiku poole, kes on nimetatud tellijana otseallikasse. See on täiesti nagu lubatud. Ja siis on teine viis on see, et me pöördume selle pakkuja poole, ütleme, et nüüd on sinu ülesanne tellijalt saada see kinnituskiri meie jaoks, et seaduslikult või volitatud esindajalt, et nii nagu te olete meile kirjeldanud, sellist teenust osutasite. Et sellisel viisil ta tavapäraselt lahendatakse, kumbki pole keelatud viis. Et selliseks variandiks siis ka nende referentside puhul peaks valmis olema. jah. Aga ütleme nii, et väga head küsimused tulid siin täna esile ja tegelikult on meie huvi see, et see hange oleks selline, et me saaksime siin head partnerid omale sellele teenusele ja sellepärast siis on hea, et need küsimused tõusetuvad ja on hea, kui me saame need ära lahendada, et te saaksite oma pakkumust kokku panna tegelikult. Et küsige julgesti läbi registri ja meie kindlasti oleme huvitatud sellest, et teie mured saaksid ka siin nagu saame siis leida sellise lahenduse, mis võimaldab siis pakkujatel ka seda pakkumist kokku panna.
Ja, ei, aitäh selle ülevaate eest, et kindlasti oli hea, et see oli, et ja eks me hakkame protsessima. Ja. Aga siis aitäh teile osalemise eest ja jõudu pakkumiste kokkupanemisel. Tänud. Tänud. Kõike head. Head aega. Nägemist.